jalgpallipodcast Kris küsib. Tervitus kõigile podcasti sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu podcasti külaliseks ei ole keegi muu kui minu hea sõber ja Paide linna meeskonna mängija Maicel Lillander. Tšau mees! Tšau, aitäh, et kutsusid. Oled alati teretulnud minu podcasti. Alustame siis algusest nagu ka kõigi teistega. Maicel, kuidas sa leidsid üleüldse oma tee jalgpallini? Lasteaias nagu siin enamustel tegelikult see lugu hakkab seal väga varajases eas, et lasteaeda tuli üks härra ja tuli pakkuma, et on võimalik tulla jalgpallitrennidesse. Vanemad siis võtsid kohe sellel nii-öelda kinni ja nii ma sinna jalgpalli läksin ja jalgpalli nagu jäin ka, et ega mul nagu muidu võisid ei olegi tekkinud, et ma arvan, et äkki see vanus võiski olla seal siuke 5-6 kandis kuskil suhteliselt lasteaia lõpus pigem ikkagi, mitte nagu alguses, et 5-6 aastane kuskil. Aga mis oli see nagu päris esimene klubb või klubi, kus kohas sa nagu alustasid lapsena seda mängimist siis? No tol ajal oli ta Jotka Loo, nüüd ma ei teagi, mis see nii-öelda ametlik nimetus vahepeal oli FC Tiigrid. Nüüd võib-olla on uuesti jälle Jotka Loo, et pigem ongi jah, mina olen ka kuulnud, et see Loo ja Tiigrid ja niisugune nimetust tal on. Et see nimi on niimoodi vahelduvalt käinud edasi-tagasi pilla-palla, aga et võib-olla Tiigrid, Jotka Loo on jah see niisugune, mis nagu jääb kõigile meelde. Ja kui ma ei eksi, kas sa seal mitte ei mänginud palli praeguse Levadia väravavahi Valneriga? Jaa, mängisime Valneriga koos, jah. Eks seal on teisi mängumehi ka olnud, aga kes on jäänud jalgpalli juurde, kes võib-olla mängib madalamaid liigasid, aga päris palju jalgpallipoisse käis sealt läbi küll, jah. Okei. Aga nüüd sellega ongi meil võtta järgmine küsimus, et sul on olnud üsna põnev klubide karjäär. Räägi sellest lähemalt. Mis klubi sa oled esindanud ja? Jaa, et Jotka Loos ma mängisin kuni 2009, et siis nii-öelda see grupp, kus ma olin, et seal enamus poisid nagu läksid laiali, et kes lõpetas ära ja et kes päris paljud minust, kui ma õigesti mäletan, Valner ja teiste poistega, et nemad liitusid Kaleviga. Ja siis, kuna enamus teised poisid olid 98 sündinud ja mina olen 97, siis nii-öelda puudus idee mängida vanemate poistega, kui ma olen ainukene, kes on vanem, ja pluss arengu mõttes oli nagu mõistlikum ja siis ma liikusin Nõmme Unitedesse edasi, kus siis Erki Keskküla oli minu treener ja seal ma olin 5 aastat, et ma sain paar hooaega meestega mängida teist liigat ja siis juba tuli Paide minu juurde ja siis ma tulin Paidesse, et 2014 aasta lõpus ma sain mõned trennid nagu teha Paide esindusmeeskonnaga ja siis juba Meelis Rooba ütles, et tule meile ja et siis said nii-öelda asjad niimoodi liigutatud, et 2015 ma alustasin juba tegelikult esialgu oli plaan, kuna ma veel käisin koolis, siis plaan oli nii-öelda alustada duubelmeeskonnaga ja võib-olla mõned esindusvõistkonna trennid, et vastavalt sellele, kuidas kooliga nagu koormust jagada. Aga üsna kiirelt sai asi selgeks, et esindusmeeskonnaga ma jään ja hakkasin ka kohe suhteliselt varakult nagu mängima hooaja alguses ja Meelis andis mul selle võimaluse, usaldas mind, kuigi nagu alguses mängud ei olnud kõige paremad, kui aus olla, et usaldas ja hooaja lõpus juba tulid ka natuke soliidsemad partiid, et sain nii-öelda põhikoosseisu koha endale ja seal ma siis mängisin kuni siis 4 aastat, 15 kuni 18, jah, 4 hooaega. Et siis ma liitusin Floraga. Floras oli kõvasti erinevaid aegu, sai läbi mängitatud, et oli häid aegu ja oli ka natukene võib-olla kehvemaid aegu, aga pigem ikkagi 5 hooaega 4 tiitlit Eesti mõistes siis ja ka see 21 aasta vägev eurohooaeg, et see oli meil ikkagi väga hea aasta, ja siis juba liikusin välja kiire ots Iirimaal. Noh, eks seal oli palju positiivset, palju ka asju, millest võib-olla õppida nii mängija kui inimesena siis, ja siis juba lõime käed tollal siis Ivani ja Gert Kamsiga ja eelmine siis suvi enne euromänge täpselt tulin siia ja siiamaani on nagu kõik sujunud hästi, et ma olen väga rahul, et selline ta enam-vähem sellises kiirülevaates on olnud nagu. Mainisid siin ka oma Iirimaa klubi, kus sa mängisid siis välismaale jalgpalli. Ütle, kas sul on plaanis või nagu siht veel jõuda välismaani välja?
jalgpalli Jaa. mängima? See Jaa, ongi ikka. nagu hea küsimus võtta järgmine, ma just Jaa. pean silmis. Väga hea küsimus, et jah, ikka plaan on, et noh, paraku ütleme, noh, nagu sa ise suure Paide fännina tead, siis see aasta on nagu mängijatega olnud natuke selline probleemne koht, et meil on päris palju vigastusi nagu olnud, eriti just nagu kaitseliini poole pealt, et paraku olen pidanud nagu väga palju erinevaid rolle see aasta mängima ja et hooaja teine pool on pigem olnud keskkaitse rollis, kas siis kolmeses või isegi kaheses liinis, et ütleme nii, et see ei ole minu nagu eelistatud positsioon ja võib-olla mu kõige paremad need omadused ei tule tegelikult seal välja, et praegu on nagu keeruline seda nii-öelda käiku edasi teha, aga kindlasti see plaan on, et natukene vormi koguda ja võib-olla saan ka oma äärekaitsja positsioonile tagasi, siis ikkagi suund oleks väljapoole. Ja kindlasti on sul midagi juba kaasa võtta ja õppida sellest kogemusest, mis sul Iirimaal siis oli? Ei, muidugi kindlasti, et ikkagi võrreldes seda, mis Eestis sa saad ja milline see jalgpall on Eestis ja ütleme siis noh, minu jaoks siis Iirimaa, aga ütleme siis välisliiga, et ikkagi seal on selged nagu eripärad ja milles on vaja kindlasti nagu mängijana juurde panna ka, et see ei ole võib-olla kõige lihtsam just, et see esimene välja liikumine Eesti mängijal tihtipeale on nagu see mingis mõttes selline murdepunkt, et kas sa seal suudad läbi lüüa ja püsima jääda või tihtilugu on ikkagi Eesti mängijale see rütm olnud selline, et minnakse, aga ei saada nii-öelda jalga ukse vahele. Aga on sul nagu mingi unistuste niisugune riik ka, et kus kohas nagu seda jalgpalli tahaksid mängida? Nooremana ikka oli muidugi, aga ütleme praegu ma enam niimoodi nii suurelt ei mõtle, Aga pigem ütleme siis niimoodi, kui välja tuua, et oleks see Euroopa pigem. Jaa, mitte nii nagu näiteks meie sõber Henri Anier tegi, kes mängis üleüldse, vaata täitsa. Nii palju, kui sa tead tema kogemusi, siis tal on seal väga ägedad lood rääkida kindlasti, et selles suhtes ma ei ütle ei, et ma ei läheks Aasiasse, aga kindlasti peaks nagu natuke pikemalt võib-olla mõtlema, kui siin ütleme Euroopas liikuda, et eks seal pikem reis ja ikkagi ütleme teine elukeskkond ka, et natukene sellised asjad ka juba mõjutavad, et aga ei, kindlasti tahaks mida tugevam liiga, selleks muidugi pean olema valmis ka, et liiga suurt hüpet ei saa ka võtta, et see peab olema ikkagi selline paras samm edasi, et nii-öelda on võimalik ikkagi mängida, et ma sellises vanuses ikkagi tahaks veel jalgpalli ka mängida, et ma ei taha nagu niimoodi minna, et ma ei tea, on näiteks hea palganumber, aga et lihtsalt istun, et ei saagi mängida, et ma ikkagi praegu tahaks veel jalgpalli mängida. Aga kallis sõbrakene, kas sa mingil määral nõustub minuga, kui võiks öelda, et vaata, kui su õppelaud oli Flora klubisse, et tänu Florale sa ikkagi saidki professionaalseks jalgpalluriks? Kindlasti mingisuguseid külgi see minus vorpis ja ma nägin ka natuke teistsugust jalgpalli ikkagi tol hetkel, kui ma Paidest liikusin edasi Florasse, siis ikkagi Paide oli täiesti teine võistkond kui nüüd, kui ma tulin tagasi Paidesse, et väga suur nagu kummardus Veikole ja Gerdile ja kõigile, kes on nii-öelda klubiga seotud, et selle ajaga, kui mina Floras olin 5 hooaega, siis väga suur samm on edasi tehtud ja selle üle on mul ainult hea meel, et ikkagi tol hetkel Paide ei olnud selline võistkond. Kuigi me alles tegelikult, ütleme siis, kui Slava peatreeneriks tuli 2017, siis see 17-18 hooaeg olid esimesed sammud nagu sellise profivõistkonna suunas ikkagi. Aga nüüdseks on ikkagi täis profivõistkond ja pole nagu midagi öelda, et kõvasti on juurde pandud. Aga jah, ma olen sinuga nõus, et ikkagi kõvasti nii-öelda, kuidas öelda siis, vorpis mind see aeg Floras, et mängijana, et kindlasti tegin sammud edasi professionaalsuse suunas ja kindlasti tekkisid ka mingisugused omad rutiinid ja rütmid. Siit nüüd võtame siis järgmise küsimuse. Juba mainisid ära mitu korda Paide linnameeskonda. Kui sa tulid Iirimaalt tagasi, miks otsustasid just nimelt Paide linnameeskonna kasuks ja kas oli tegelikult ka mingeid kosilasi veel? Just ma pean silmis äkki Eestis.
Ei, eks ikka mingisugused huvid on alati, ütleme, tead ise ka, et Eesti liigas on Eesti mängija ikkagi hinnas, et paraku meil need liigareeglid on sellised, et need nii-öelda soosivad Eesti passiga mängijaid ja siis ütleme, see KTM-reegel on näiteks väga selline, mis ütleme, treeneritele tuska tekitab, et nad ikkagi peavad panema mingid KTM-mängijad väljakule, olenemata sellest, kas nad tahaksid neid tegelikult kasutada või mitte. Aga ei, huvi oli, aga tahad välja tuua ka mõne klubi, kes nagu huvi tundus? Ei hakka, tead, see on minevikus pole mõtet sobrada, et on nagu on, et oli huvi, aga ütleme, et minu jaoks ikkagi oli suhteliselt lihtne, kui Paide tuli, et ma olen eelnevalt mänginud ja ikkagi ma väga hindan seda tööd, mida tegelikult Veiko on Paidega teinud, et minu jaoks oli suhteliselt lihtne otsus. Ja minul on selle üle väga hea meel, et sa just Paide meeskonnaga liitusid. Aga võtame siis siit juba järgmise küsimuse, mis on kõige tähtsam. Meie püha sinimustvalge ja Eesti koondis. Debüüt sul tegid A-koondisest 2017. aastal. Räägi sellest lähemalt oma karjäärist Eesti koondisest siis. Debüüt oli jah selline huvitav turnee, et nüüd neid turneesid enam ei ole kahjuks, aga see oli Okeania turnee, kus siis me mängisime Fidži, Vanuatu ja äkki kolmas riik oli Uus-Kaledoonia, et sellised vähe eksootilisemad riigid. Et kindlasti minu jaoks, ma olin tol ajal niivõrd noor ka, et minu jaoks oli väga selline huvitav kogemus nii-öelda jalgpalli väliselt näha lihtsalt, milline elu on üldse põhimõtteliselt teisel pool maakera siis, et üks asi see kliima, aga ütleme üleüldse sellised elutingimused ja võib-olla üleüldine selline tänavapilt, et väga äge kogemus. Mäng oli Vanuatu vastu siis, kus ma siis mängisin ja kui ma ei eksi, siis ma mängisin seal kolmeses keskkaitseliinis üldse, et ma ei mänginud isegi äärekaitsepositsiooni, et ma mängisin kolmeses keskkaitseliinis. Täpselt ei mäleta, kas ma olin parem või vasakpoolne, aga ega sellel suurt vahet ei ole ka, et ikkagi koondise debüüt ja ütleme nii, et Eesti sellise fännlusega väga ei saa võrrelda, et see oli ikkagi selline ekstreemne, võib-olla pole kõige parem sõna, aga selline heas mõttes võib-olla selline korralik pauk nagu, et inimesed, kes sinna vaatama tulid kohalikud seal tribüüni peal, ega seal keegi ei istunud, kõik hüppasid ja kargasid ja karjuti ja vilistati ja selline ütleme nii, et mina ei olnud nagu eelnevalt sellist nagu kogemust tundnud, et ikkagi kui mängid siin tol ajal, ütleme 2017 aastal, siis mängisid premium-liigat, siis võib-olla mängisid Flora või Levadiaga, et siis oli nagu rohkem inimesi, aga ütleme, et sellist nagu suminat ei olnud ennem tundnud, et väga äge kogemus oli, et mulle väga meeldis see Okeania turnee ja kahju, et neid enam ei ole muidugi. Aga kui nüüd natukene veel juttu teie koondisest, kui ma eksi, siis sul on siiamaani kirjas 18 mängu koondisest, et mis nendest 18 mängust nüüd nagu kõige erilisemad sul siis meelde jäänud on? No ütleme niimoodi mängu, no ma võin välja tuua selle võib-olla kodus mängitud, meil on päris palju Belgiaga mänginud, et minu jaoks üks mäng kodus oli vägev mäng, et ma vist ma Sorgal andsin väravasöödu ka seal tolles mängus, et see oli selline võib-olla ägedam mäng, kus siis äkki 5-2 jäi üldskoor, aga et palju väravaid oli ja selline üles-alla mäng oli nagu meie jaoks, et kodus kaotada ei ole kunagi hea, aga ütleme suur riik Belgia, et ikkagi selline minu jaoks oli see esimene selline mäng, kus nagu ma tundsin ennast võib-olla vähe mugavamalt, et tihtipeale koondise mängudes on selline teatav selline kramp või siis nagu pinge peal, et sa ei suuda nagu mängida enda mängu, et seal mängus ma võib-olla esimest korda nagu tundsin, et ma olen nagu suudan rahulikult mängida seda mängu. Aga ütleme, võib-olla perioodina välja tooks selle koroonaperioodi, vaata, kus päris paljud mängijad jäid haigeks koroonasse ja siis koondisesse kutsuti väga palju mängijaid, kes võib-olla polnud üldse ennem oldki või siis polnud väga pikka aega kutset saanud. Et näiteks kas või need mängud lihtsalt, et sa treenid hoopis järsku sellises keskkonnas, kus mängijad on koondises, kes polegi olnud seal ennem, et väga selline, kus öelda,
treeningutel oli täiesti teine selline keskkond ka. Et kui ma õigesti mäletan, minust äkki isegi Reim oli tol hetkel juhtis koondist, sest tolle hetke koondise treener oli siis koroonas, et või ei olnud siis süsti tehtud veel, et see oli selline natukene teistsugune aeg, et olla nagu alustad laagrit Eestis ühe võistkonnaga, aga järsku ühe ööga on täiesti teine võistkond, et see oli selline võib-olla vähe erilisem ja huvitavam aeg. Arusaadav. Tegime juttu nüüd nii koondisest kui ka su klubidest, aga ütle, kas sul on ka näiteks mingi rutiin või harjumused enne mängu, et mõni mees näiteks ütleme, tahame enne mängu magada või ennast korralikult välja puhata või näiteks sööb mingit teatud toitu. On sul ka midagi sellist? No eks ikka hea puhkus on, see ei peaks isegi rutiin olema, see peaks olema selline baasasi nagu igal jalgpalluril, kes vähemalt tahab ennast nimetada profipalluriks, aga eks ikka mingid väiksed rutiinid on, millega nii-öelda oled juba ajapikku ära harjunud, aga tead, ma ei hakkagi neid kõiki siin välja tooma, võin lihtsalt näiteks öelda, et ma olen väga suur siis rullimise fänn enne mängu, et minul on kindel rutiin, nagu mul on see oma rull ja ma rullin sellega ja valmistan ennast ette, et kindlasti on ka mingid teatud harjutused, mis siis minu kehale on nagu spetsiifilised, et ka need teen läbi, et ma tunneks ennast kõige paremini enne, kui mäng nii-öelda hakkab. Aga mis sul meeldib teha vabal ajal nüüd, väljaspool jalgpalli? See on päris hea küsimus. Eks nagu meil Eestis ikka, et meil päris palju neid hooaegasid ilmade mõttes siis, et vastavalt hooaegadele, et talvel tead ei ole võib-olla kõige rohkem tegevust alati, et talviti võib-olla käin jalutamas rohkem, et õhtuti ikkagi kui lund sajab ja hämar aeg on meil ju palju talviti, et siis on selline ilus aeg, et on mõnus jalutamas käia, aga suvisel ajal on päris palju tegevusi, kalal meeldib käia, discgolfi meeldib mängida, et neid tegevusi jagub nagu kõvasti, et mul niimoodi mingeid kindlaid hobisid ei ole, et ma nüüd kogu aeg teen ainult seda või toda, et eks mulle meeldib olla nii siin kui seal, et vastavalt siis ilmastikuoludele. Sellega sa võtsid mingil määral mu järgmise küsimuse ära, sest tahtsin küsida, et kas sul, Maicel, on ka mingid näiteks hobisi konkreetselt, nagu minul isiklikult on palju hobisid, kogungi autogramme ja teen siin pilte ja kõik võimalik särke koguni asja. Aga on sul nagu üleüldiselt kunagi olnud mingil määral mingi hobi, millega sa nagu oleksid tegelenud või? Ütleme, nooremana ma käisin tegelikult mul seal lool, kus ma elasin vanematega, siis mul oli selline spordijoone oli väga lähedal, paarisaja meetri kaugusel, et mulle meeldis päris palju käia ujumas seal, et mul mingi hetk oli isegi päris nii-öelda selgelt rutiinis, et ma käisin õhtuti ujumas, aga nüüd, kus see võib-olla nii mugav ja kättesaadav ei ole olnud, et siis võib-olla ajaliselt ei ole nagu see enam päevakajaline, et ei ole enam käinud, aga võib-olla siis jah, ujumine oli nooremana, et ütleme 10 aastat tagasi, võib-olla natuke rohkem, aga niimoodi otseselt ma ei ütleks, et mul on niimoodi mingit igapäevast hobi, et pigem ei ole isegi. Tuleme ka korra nüüd jalgpalli juurde jälle tagasi. Mis sa arvad, kes on 2025. aasta hooaja Premier Liiga võitja? Kui sa praegust tulemust üleüldiselt vaatad, sest Paide linnameeskonnal paraku Jah. Ütleme jah, meie hooaeg, nii nagu me alustasime, et siis meie hooaeg pole piisavalt stabiilne olnud, et eks neid faktoreid on palju olnud, aga mis me ikka meid analüüsime, et eks see Flora või Levadia on selgelt, et ma ütlen, kui mina saaks valida, siis ma loodan, et selleks on Flora, et Kostjal ikkagi peatreenerina esimene tiitel ja mul oleks nagu väga hea meel selle üle ja eks mul on ka kõvasti sõpru seal Floras, et kui keegi, siis ma praeguse seisu pealt pakuksin, et Flora selleks saab. Mina isiklikult nõustun praegu sinuga 100%, sest isiklikult, kui ma nüüd jalgpallivannina vaatan, sest mulle nii meeldib see, et
päris paljud podcasterid ja üleüldse jalgpalli ajakirjanikud ja jalgpalliga seotud inimesed mingil määral tegid Kostja täitsa maha, ütlesid, et kuule, see on esimene aasta ja miks üleüldse Flora tegi sellise otsuse, et Konstantin Vassiljev peatreeneriks, aga praegu mida teeb Kostja, on ju, üks võit teise järel nüüd, eile õnnetu nii-öelda kaotas, on ju, aga ma just nimelt hoian Florale 100% pöialt ja just nimelt Kostjakese pärast, sest ta teeb suurepärast tööd. Nii, aga jõuame siis näiteks järgmiste küsimuste juurde. Kui ühel päeval su karjäär lõpeb, muidugi sinna on veel kõvasti aega, oled sa mõelnud mingil määral, kas sooviksid olla jalgpalliga ka edaspidi siis seotud? See on väga hea küsimus, see on küsimus, mida päris paljud sõbrad on ka mult küsinud, aga ma ütlen ausalt, et mul ikkagi on selline tunne, et ma jään jalgpalliga igal juhul seotuks, et eks see paistab, mis tasandil täpselt ja kui palju või kui vähe siis. Aga mul ikkagi see nii-öelda kirg on selle jalgpalli vastu, et mul ei ole sellist tunnet, et ma ei viitsi või ei taha, et ma tean, et päris paljudel mängijatel see, ütleme, vanus on selline 30 ja pluss, et peale seda selline silmist kaob see sära ära ja treeningutel võib-olla pole enam sellist energiat, mis oli varem, aga ma ise tunnen, et mul on nagu veel kõvasti energiat, mida anda jalgpalli, et ma tahaksin jääda sellega seotuks, aga kui sa niimoodi küsid, kui peaks olema jalgpalliväline, siis ega ma ei ole endale otseselt mingit piirangut pannud, et mul on 2-3 sellist huvivaldkonda, millega ma võib-olla tahaksin edasi minna, aga et eks siis, kui aeg on küps, et eks siis aeg näitab, et kas see on jalgpalli suunal või jalgpalli suunalt hoopis mujale. Aga isiklikult, mida sa nagu tunnetaksid, et kas see võiks olla näiteks treener, mida väga paljud mängijad teevad, aga hiljuti ka meie ühine hea sõber Paide linnameeskonna spordidirektor tänasteks Gert Kamps tegi üleüldse sellise sammu, et mängijana hoopis litaki täitsa teine samm ja selleks sai spordidirektor. Kas sa tunneksid, et näiteks sa võiksid olla hoopis spordidirektor kunagi tulevikus mõnes klubis, kui niisugune välja miks mitte, eks või üleüldse nagu osa mängijad on teinud, et kes on nüüd juba vanem generatsioon, kas või eesotsas Martin Reim, omaenda nimeline jalgpalliklubi ja president ole ja täitsa boss on ainult ülikonda kanda. Jalgpalliklubi, see on natukene suurem projekt, et ma nii kaugele veel ei ole jõudnud mõelda, et üritan ikkagi fookust hoida sellele, et ma ikkagi olen veel mängija, et tihtilugu võibki juhtuda selline, et mida vanemaks Eesti mängijad saavad, siis selline fookus võib-olla hajub laiali, et ma ikkagi üritan fookust hoida veel ühel asjal, aga ma räägin, et eks kindlasti tuleb ennast jalgpallialaselt, siis jalgpalliväliselt, aga jalgpallialaselt ennast ikkagi harida ja viia nii-öelda järgmisel tasemele, et selliseid samme teha siis kas treenerina või siis sinu välja toodud näitena näiteks kas või spordidirektorina, et kindlasti see on nii mitmetahuline töö, et lihtsalt niimoodi ära lõpetada ja kohe kuskil alustada, et see on võib-olla natukene palju, aga nagu ma ütlesin, siis aeg on ikkagi see, mis näitab, mis suunal edasi nii-öelda liigun. Tegelikkuses sa oled üsna noormees veel ja mängijana ma mõtlen just, aga on sul ka mingeid selliseid mänge juba selja taga, mis on sul enim meelde jäänud, et tõesti see on võimas mäng olnud ja samas ma pean ka silmas mänge, mis on nagu enim sul nagu kripeldama jäänud, et sa nagu võtadki peast kinni, no miks ta on nõnda õnnetult pidi minema või nii nagu õnnetult lõppema? Paar mängu on kindlasti jah, et kindlasti on euroaega on näiteks, et me mängisime seal Küprose pundiga, mängisime nii kodus kui võõrsil, mängisime mõlemad mängud viiki, et oleks sealt saanud ühe neist võidu või mõlemad võidu ja ka samamoodi esimene mäng Gendiga kodus, et kus siis õnnetult 1-0 nagu kaotasime, et oleks nendest 3 mängust saanud sealt kuskilt 3 punkti kätte, et oleks olnud võimalik alagrupist ka edasi liikuda, et see oleks olnud nagu veel suurem samm nii-öelda, et aga see oli täiesti tehtav tol hetkel, aga lihtsalt sellest on kahju jah, et me ei seda nagu kätte ei saanud. Ja võib-olla enim meelde on ikkagi see alagrupi võit kodus, kui me Partisani võitsime 1-0. Et too hetk Jürgen andis osadele mängijatele näiteks põhikoosseisus alustas näiteks Kuraksin, kes tol hetkel oli, kui sa sinna tagasi võtad, oli ikkagi väga noor mängija,
et me selles mängus natukene Jürgen roteeris, et andis osadele mängijatele võimaluse ja mängisime väga head jalgpalli ja eks kõik mäletavad seda väravat, kus Poom pani pika palli liini taha ja Martin Miller peaga ilusti ära koksas ja selle võidu nagu kirja saime, et ma arvan, see on siiamaani kõige meeldejäävam mäng nagu minu karjääris, et ikkagi võita alagrupi turniiril 3 punkti, et neid mängijaid ei ole palju, kes seda saavad öelda, et nad on teinud seda. Arusaadav. Aga võtame nüüd natukene midagi nalja ka vahepeal sisse. On sul näiteks rääkida mõni naljakas vahejuhtum, mis on just seotud jalgpalliga, mingi huumoriga plahvatav asi, mis näiteks sul klubikarjääris on juhtunud või koondises või nii? No eks neid momente on ikka, aga ütleme, need on pigem sellised tavapärasemad olnud, et keegi jätab putsad maha või midagi sellist, et ütleme, et tol ajal ma veel ei olnud profimängija, ma olin selline 15-16, me käisime Nõmme Unitediga turniiril ja ma ei hakka nimesid välja tooma, aga praeguseks hetkeks on ta treener ja nii-öelda siis minu aastakäigu poiss oli ta tol ajal ja käisime siis turniiril ja meil oli, mäletan, poolfinaal oli ja putsad jäid maha, et tol hetkel oli siis ööbimine oli sellises koolimajas ja see oli liiga kaugel, et tagasi minna, et siis tol hetkel meie väravavaht siis andis enda putsad ja väravaiks oli siis hetkel Harju Laagris treeneri rolli täitev Sten-Martin Vahi, andis oma putsad sellele mängijale aga ainuke probleem oli see, et need putsad olid 2 numbrit suured tema jaoks. Ehk siis nad nägid ikka korralikud banaanid seal jalas välja, et ega kõige parem mäng seal ei tulnud, aga ütleme, see võib-olla on selline meeldejäävaim, selline võib-olla kõige naljakam olukord, et eks neid on olnud rohkem, aga see kuidagi niimoodi tuli kohe meelde, et nooremana sellist pulli sai tehtud, et 2 numbrit suurema putsaga üks võistkonnakaaslane mängis. Okei. Aga kus kohas sa näiteks praegusel hetkel enda karjääri näed, ütleme circa 5-10 aasta pärast? 10 on nii palju, ma olen 38 tol hetkeks, et ma seda ei oska. Kui ütleme 10 võtta, siis kui tervis peab, siis ma tahaksin mängida, aga ei pane endale mingisugust sellist kohustust, et nüüd see on suund, kuhu ma tahan liikuda, aga 5 aasta pärast ma arvan, võib rahulikult mängida, et see ei ole kindlasti probleem, aga ma räägin, et kui ma saan oma positsioonile tagasi, siis ma tahaksin kindlasti välismaale ikkagi minna ja seal ikkagi nagu mängima jääda ja saada nagu korralikum võimalus, et eks siis juba näha ole, et kuidas see läheb. Et ma räägin, et mingit piirangut ei pane endale kunagi, et ma pigem olen alati olnud selline mängija, et ma tean, milleks ma olen võimeline ja lihtsalt loodan saada selle võimaluse ikkagi välismaal ka veel. Aga nüüd puhtalt klassikalised küsimused. On sul näiteks mingi eriti lemmikklubi või näiteks koondise peale, nüüd ma mõtlen Eesti, kes sul eriti südamelahedane on või kellele sa nagu kaasa oled elaja olnud? Ma olen alates 2010-2009 kuskil sealkandis, 2009-2010 kuskil sealkandis olen kaasa elanud Arsenalile, siis mulle väga meeldis tol ajal, kui mängis Chelsea's, oli ründaja Didier Drogba, siis mulle väga meeldis Chelsea. Aga kuna ma olin nii noor, siis see oli pigem ainult ühe mängija pärast, et peale seda on ikkagi olnud Arsenal klubi tasandil, aga koondiste mõttes pigem on olnud ka selline indiviidide pärast, et mulle otseselt sellist kindlat koondist ei ole olnud, kes mind on aastate läbi nii-öelda sümpatiseerinud, et eks alati sõltuvalt sellest jalgpallistiilist, mida mingi koondis viljeleb, et pigem toetan nagu sellist atraktiivset jalgpalli, et mulle meeldib ikkagi vaadata, kui ei ole niivõrd süsteemne mäng, kui rohkem on nii-öelda vaatajale ilu, et näitena tuua kas või siis Brasiilia koondis, kui näiteks Neymar oli noor ja terve ja mängis, et siis mul näiteks meeldis kõiki Neymari mänge vaadata, et seal alati oli mida vaadata. Tõid välja näiteks Neymari, aga on sul näiteks olnud mingi eriline mingi mängija, kes on nagu sulle tõsiselt terve elu meeldinud
ja samas ma mõtlen ka, on mingi mängumees välja tuua, kes on nagu eriline nagu eeskuju sinule? Noh, võib-olla positsioonipõhiselt võtta, siis ma olen väga suur fänn olnud Dani Alvesi ja nüüd siis ka lõpetanud Marcelo, et brasiillased ja äärekaitsjad mõlemad, et mulle nagu väga meeldis see, kuidas nemad mängisid, et muidugi eks nad olid vastasleerides nii-öelda siis Barcelona ja Real Madrid, aga ütleme koondises nad ikkagi olid koos ja see, kuidas nad mängisid, see mulle nagu väga meeldis, aga võib-olla suurimad nii-öelda, keda ma kõige rohkem olen nii-öelda siis jälginud ja ikkagi olnud fännid on ikkagi näiteks Lukas Podolski ja Lionel Messi. Väga vinge valik. Aga nagu ma ennem juba sind enne salvestust hoiatasin ette, et tulevad ka mõningad ootamatud küsimused. Kuna sa tead, et ma olen ka väga tulihingeline naiste jalgpalli toetaja ja ultravänn, kuidas sina isiklikult nagu üleüldse suhtud nagu naiste jalgpalli ja kas arvad, et ka ühel päeval võiksid ka nemad olla samamoodi profitasemel nagu ka meesmängijad, sest et paraku hetkel meie tüdrukud ei ole profitasemel, et neid isegi väärtustada nii palju, et mõningad klubid maksaksid nende vormid, pallid ja nõnda edasi asjad kinni. Ütleme nii, et see on nii spetsiifiline küsimus, et ma selle koha pealt ei oska kommenteerida, mis see finantspool on ja kuidas neid rahasid ja solidaarsusmehhanisme jaotatakse, aga mina ütlen näiteks, et see professionaalsus ei ole alati selle nii-öelda väikse palganumbri ja siis selle just paberilehe taga, et professionaalne suhtumine ikkagi algab sellest, et mängija ise arvab, et tema on ja ta käitub vastavalt ja valmistab ennast ette ja ka treenib vastavalt sellele, et ta on professionaalne. Et ma ise tegelikult jälgin naiste jalgpalli, et mul on hea sõbranna näiteks Emma Treiberg, et ma jälgin ikkagi enamus nende mänge, et kui ma enda mäng on samal ajal, siis ma ei näe, aga et enamus ikkagi naiste mänge meil juba ju kantakse üle, et neid saab alati järgi vaadata, et ma hoian alati silma peal, et paraku suhteliselt vähesel määral, et selles suhtes ma ütlen ka sõna sekka, et kui neil on see üks moor või nii, siis ainult ühest mängust ongi üldiselt otseülekanne, et näiteks Tartu Tammeka, kellel on nagu väga hea asi, et nemad nagu teevad kõikidest oma kodu mängudest teevad nagu otseülekandjad, aga konkreetselt platvormil. Aga ma mõtlen, et ühel hetkel võiks jõuda ka klubid ja just jalgpalliliit mingile sellisele tasemele, et naisi nii paljugi väärtustada, et vähemalt naiste meistriliiga kõiki nagu mäng hakates üle kandma. Eks see suund on kindlasti sinna suunas, et kas või võtta, kui nii-öelda siis võrdlusena tuua meeste jalgpalli, siis tegelikult ju meeste ülekanded hakkasid ka siin natuke üle 10 aasta tagasi alles, et tegelikult ka meeste jalgpalli, ütleme, mingid suuremad kohtumise näidati ikka teles, aga tegelikult niimoodi, et iga vooru kõiki mänge nägi, nagu see ei ole tegelikult nii, ütleme siis tavapärane, et see ka on siin, ma räägin, 10 natukene paar aastat peale tuld alles, et ma arvan, naiste jalgpallis ei ole kaugel, kui neid mänge hakataksegi näitama ja kindlasti ka ma usun, et see suund on sinna suunas, et mõne aasta jooksul see ikkagi võib juhtuda, et ka naistel on ikkagi need finantsseisud siis sellised, kus siis ikkagi mängijatele nagu juba saadakse maksta midagi või siis on olukord, kus ikkagi mängijad ei pea näiteks tasuma oma vormide eest või pallide eest, et ma usun, et pallid on ikkagi juba selline keskkond, kus nagu klubid ikkagi ise toimetavad, et mängijad ei pea selle pärast muretsema, et see pigem on ikkagi klubi tasandil, et ma usun, et see suund ei ole kaugel ja ma arvan, et see on ainult võib-olla mõne aasta küsimus. Aga suured tänud selle hea info, mis sina nagu meile praegu etestasid. Aga võtame nüüd siis järgmise ootamatu küsimuse. Hiljuti oli meil mäng, kus me saime tappa Harju Laagri käest. Nüüd 27. on kohtumine samuti võõrsil Narva Transiga. Mis sa eeldad ja arvad, kuidas meil võib minna? Kui tegemist on ka Narvaga just nimelt võõrsil, kus meil tegelikkusest on ainult alati läbi kivide kändudus, sa oled juba üsna kaua olnud ka Paides. Jalgpall on juba selline mäng, kus ikkagi kõik on võimalik, et olenemata sellest täpselt väga õige. Klassikaline lause, kui sa ei löö, siis lüüakse sulle. Klassikaline, aga selles suhtes ta
kohta tõde, et võõrsil mängud on alati natuke teistsugused kui mängida kodus ja Paides, et eeldada ei ole meil midagi selles suhtes, et olukord on selline, kus siis 3. koha peale me ikkagi heitleme Kaljuga, et nüüd, kui nad siin Harjut võitsid, et punkte on meil sama palju, et nüüd on vaja lihtsalt oma mängudele keskenduda ja oma mängud ära võtta ja lihtsalt on vaja korralik töö teha, et meil ei saa olla sellist olukorda, kus me tekitame jälle sellise olukorra, nagu oli eelmine aasta, et me peame viimaste voorudega hakkama mingisuguseid punkte võtma, et saada eurokoht, et see tuleb ikkagi siin enne lõppu ära kindlustada või vähemalt vahe sisse teha. Aga eks ole näha 7-6 mängu minna, et kumb siis meist lõpuks peale jääb, et ma ise selle pärast väga ei muretse, et meil on võistkonnas piisavalt kvaliteeti nii siis mängijate näol kui treenerite ja staffi näol, et ma ei näe probleemi, miks ei võiks olla rahulikult 3. koht võetav. Ja koheselt hakkab ka minu podcasti saate lõppema ja lõpetuseks kindlasti tahaksin sulle öelda, et lisaks sellele, et sa mul väga-väga hea sõber oled ja omavahel, kui me isegi ütleme üksteisele pro, siis tahan öelda seda, et sa oled üks super hea mängija, alati mingil määral mulle suur eeskuju, iidol ja motivaator, aga nüüd kokkuvõttes veel viimane lause. Täna on 25. september, kui me seda osa salvestame ja on ka rahvusvaheline treenerite päev, tõid korra siin välja staffi ja treenerid. On sul midagi, mõni hea lause öelda oma vanadele treeneritele ja ka näiteks praegustele treeneritele? Panid mind nüüd heasse olukorda, et ma ei oskagi niimoodi, ma võib-olla ütleks, et ikkagi lõpuks on see, et mida vanemaks sa mängijana saad, siis seda rohkem sa näed neid külgi, mida tegelikult treenerid läbi teevad. Nii et ma tean, et treeneri amet on kõvasti aeganõudvam nüüd ja kõvasti rohkem on vaja tegeleda erinevate siis, kuidas öelda, erinevate pooltega, et alati ei ole kõik nii must-valge, et on erinevaid nii-öelda põhjuseid, miks mingeid otsuseid tehakse. Aga mis ma tahan öelda, on see, et kõikidel treeneritel, et aitäh, et olete teinud minust sellise mängija, nagu ma olen ja just suur aitäh, ütleme siis võib-olla Erki Keskkülale ja Meelis Roobale, kes on just siis sellest noorest minust teinud nagu ikkagi sellise mängija, kes on võimeline konkureerima ka nii-öelda kõrgemal tasemel, kui seda on näiteks Eesti Premium-liiga. Ja suur tänu ka kindlasti Jürgen Hennile, kes ikkagi viis nagu selle nii-öelda mängija sinnamaani, kus ma olingi võimeline ja valmis liikuma nii-öelda juba välismaale. Ja nüüd, kus ta siis on meie A-koondise peatreener ka, et on andnud võimalusi mul ka näidata ennast koondises. Suurimad tänud sulle. Ja aitäh ka teile kõigile tänastele podcasti külalistele. Tänaseks minu saatekülaliseks oli mu hea sõber Maicel Lillander, aga jääge juba ootama, kes on mu järgmine podcasti külaline ja õige varsti järgmine uus osa teie ees. Tšauki! Jalgpallipodcast